marssimaan. Kõlab maa ja kajab marssimiin. Seisma jääb igaüks küll siin. Rikus vaara poole sõdurin. Pole roosa ega nill. Selle ees ka ikkan täis, sest neiud oodavad ka Te vaatate 3. kaitsejõudude saadet. Lähema poole tunni jooksul saate näha ja kuulda, miks noored Eesti mehed meie oma sõjaväes teenida ei taha. Kas teenistustingimused kaitsejõududes on tõesti nii hullud, nagu sellest mõnel pool vahest räägitakse. Saate lõpupoole aga vaatame, kuidas õnnestusid esimesed pärast sõjaaegsed Eesti kaitseväe taktikalised õppused Võrumaal Kanepi lähedal. Kas meie sõjavägi tema noorusele vaatamata on võimeline Eesti riiki ja rahvast kaitsma? Me oleme praegu kaitsejõudude peastaabis Tallinnas. Minu vestluskaaslasteks on peastaabi 3. osakonna ülem Voldemar Raemets ja Kuperjanovi pataljoni ülem kapten Johannes Kert. Härra Raemets, miks Eesti mehed teenida ei taha ja kui palju Eesti mehi praegu on väeosadest jooksus? Kas te oskate öelda mingit üldarvu? Jah, üldiselt see probleem tekitab paha meelt, sellepärast, et tõesti praegu on mitte ilmumata riigikaitseosakondadesse kuskil 1800 poissi. Ja põhiliselt selle arvu annavad kokku Harju maakond ja Tallinna linn. Miks nad teenida ei taha? Ma arvan võib-olla sellepärast, et siiamaani pole Eesti poiss veel aru saanud, et tuleb tulla teenima ikkagi Eesti sõjaväkke. Ja meil on vaja moodustada Eesti sõjavägi. Aga mitte nii nagu oli varem, et Eesti poiss käis teenimas üle suure kodumaa. Kui palju mehi on Eestis kõikidest sõjaväeosadest? Ma ei mõtle siin ainult kaitseväge, ma mõtlen siin ka piirivalvet, päästeteenistust, sisekaitse operatiivrügementi. Kui palju mehi nendest kõikidest väeosadest on teenistusest juba jalga lasknud, tähendab, olles teenistuses ümber mõelnud ja väeost ära läinud? Jah, oli küll tõesti õieti öeldud, et jalga lasknud on osa selliseid poisse, kes tulles sõjaväkke väeosadesse, neile ei hakanud meeldima kord, ja nemad jooksevad lihtsalt ära. Ja selliseid poisse on ka kuskil 250. Kõikidest nendest väeosadest, mis üldse on praegu moodustatud Eesti Vabariigis. Härra Johannes Kert, teie olete otseses kokkupuutes iga päev Eesti sõduritega. Mis teie arvate nendest jooksmistest? Ma nimetaksin neid pigemini isegi deserteerumisteks. Millised need mehed on, kes jalga lasevad teenistusest? Ma alustaksin võib-olla sellest, et ma ütleksin, et Eesti sõdur on väga hea sõdur. Ja see mees, kes praegu Eesti kaitseväes teenib, on keskelt läbi tubli mees. Muidugi on üksikud erandid seas. Miks jookstakse kaitseväest ära, ma näen, või piirivalvest siis, ma näen mitmeid põhjuseid. Esiteks, ühe aasta jooksul ei suuda ei piirivalve, ei kaitsevägi teha ära seda tööd, mis on vanematel jäänud tegemata 18-19 aasta jooksul kodudes. Tähendab, poisid on ära hellitatud, poisid on naiselikud. Väga palju femiinsust avaldub. Edasi, väga paljudele noortele meestele, kes tulevad kaitseväkke, ei ole enam uus asi alkohol. Tihtipeale juhtub seda, et väeosas, kus otsest kokkupuudet alkoholiga ei ole, mees teenib tublilt. Ta lastakse koju puhkusele, näiteks Eesti on väike maa, me laseme näiteks nädalavahetus mehed koju puhkusele. Nädalavahetusel toimub pumeldamine, mees ei saa esmaspäeva hommikuks kaineks
jääb väeossa hiljaks ja hiljem ta ei julge karistuse hirmust tulla. Mingeid seadusi, mis karistaks deserteerumist, sellist jooksus olemist ei ole. Selle koha pealt on täielik seadusandlik vaakum. Härra Kõiv, novembrikuu lõpus oli saates Kuulub avaldamisele juttu riigi ajateenistusest kõrvalehoidjatest. Kui pikk see nimekiri teenistusest kõrvalehoidjatest tegelikult on? No nagu ma tookordki ütlesin, tookord oli neid täpselt 224, nüüd on neid mõne mehe võrra vähemaks jäänud, aga üle 200 kutsealuse ei ole ennast meie Tallinna Ida-rajooni riigikaitseosakonda ilmutanud. Ma kuulsin niisugust juttu, et osa poisse olid sellest saatest ära ehmatanud, mis seal räägiti ja kohe kiiresti kohale ilmunud. Jah, 3-4 poissi tulid kohe pärast saadet kohale. Kas alternatiivteenistuse seadus veel kehtib? Eesti Vabariigi kaitseteenistuse seaduse järgi usulis-eetilistel põhjustel vormistatakse kutsealune tööteenistusse. Tööteenistusse vormistamine praegusel momendil on Vabariigi Valitsuse otsusega peatatud ja uut tööteenistusse vormistamise korda ei ole kahjuks siiski veel paika pandud. Et seaduste puudulikkuse all kannatab Eesti riigikord tervikuna, see tõdemus pole enam uus. Desertööridega ollakse kimpus peaaegu kõigis Eesti väeosades, ka Kalevi üksikus jalaväepataljonis. Kahjuks küll jah, tähendab, siin on jooksus praktiliselt rühmajagu mehi, ühe rühmajagu, see on üle 30. Mis tehakse meestega, kes kätte saadakse või kas nendele käiakse üldse kodus järgi? Tähendab, järgi me ei käi, sest meil pole selleks õigust ja kätte neid ka ei saada, sest selleks pole seadust. On mõni mees tagasi ise ka tulnud? On küll nüüd jah. Ja mis temaga sellisel juhul tehakse, kui ta tagasi tuleb? Noh, ta saab mingisuguse karistuse ja siis ta teenib samamoodi edasi. Karistame muidugi nii palju, kui meie selleks suutused oleme. Tähendab siis kas kartseli arrest või siis puhkuse keeld, tähendab mees ei saa koju siis näiteks. Ja muid karistusi eriti ei olegi. Aga kas Kaitsevägi omalt poolt saaks midagi ette võtta, et see deserteerumine, ärajooksmine väeosadest lõpeks? Mingil määral küll saaks, jah. Selleks tuleks luua normaalsed tingimused siin. Et poisid tunneksid siin ennast nagu kodus. Sest probleem on siin tegelikult kuhjaga. Üks probleem seisnes selles, et kasarmus, kus me praegu viibime, ei olnud keskkütet. Siia saime keskkütte sisse umbes 3 nädalat tagasi. Ja sinnamaani oli siin siis külm? Mehed elasid sees külmas ruumis? Elasid külmas ruumis ja samamoodi ohvitserid ja allohvitserid ka. Sooja vett ei ole siiamaani. Pesta saavad ainult kord nädalas saunas. Viiakse siis autoga kas Raasikule või siis Kehras soneb. Ma täpselt ei teagi, kus kohad käivad. Nii et pesemisvõimaluse mitte mingisugused ei ole. Ühe mehe peale on praegu, teda mitte üks kraanikauss on, ma ei tea, 10 mehe peale vist või isegi rohkem seal. Ja siin majas ei ole üldse, et kanalisatsioon ei ole siin. Nii et praktiliselt 4 seina on ja katus, rohkem midagi. Sest see siin on tegelikult endine õppekorpus. Siin on klassiruumid tegelikult, siin ei olnudki kasarmut üldse. Kas on mingisugused häirivaid asju teenistusrežiimis või siis olmes, mille pärast mehed siin olla ei saa? Miks nad ära jooksevad? No ma arvan, et need mehed, kes ära jooksevad, ei pea sellele survele vastu ja ei leia muud väljapääsu kui ära jooksevad. Survele? Tähendab, sellele füüsilisele, mis siin on. On see koormus tõesti nii suur? Ei, ta ei ole nii suur, aga on mõningad mehed, kes ei pea sellele vastu ja siis ma arvan, et üks põhjus võib olla see. No eks see ole ka selles viga, et paar aastat siin ei võetud see sõjaväkke ja see alguse värk ja harjunud mugava elu peale. Kas Eesti sõjaväes siin Kalevi pataljonis näiteks on ka selline asi olemas nagu Vene sõjaväes oli, et vanema kutsepoisid, kes on juba seal pool aastat ära teeninud,
hakkavad nöökima ja pinna peale käima noorema kutsepoiste? Tähendab, mina isiklikult arvan, et praegu niisugust asja ei ole silma paistnud. Võib-olla, kui siis kujuneb välja, kui üldse kujuneb, siis mõne aasta pärast selline, aga praegu on see asi kõik nii uus, et siin pole sellist asja välja kujunenud. Et kõik olete omavahel võrdsed? Tundub küll. Kas teil läheb elu selle võrra raskemaks ka, kui mõni mees ära jookseb? No loomulikult, selles suhtuvad meie puhkused ja kõik asjad. Kuidas teile tundub praegu see teenistus siin Kalevi pataljonis? Ei oska nii öelda, ega ta midagi rasket ei ole. Normaalne täiesti. Tähendab, võrreldes selle ajaga, kui meie siia tulime ja mis on nüüd, on ta minu arust tunduvalt paremaks läinud. Oleme praegu Kalevi pataljoni väravas. Missugune olukord oli siin, kui te selle Nõukogude Liidu ehitussõjaväe poliitkooli käest kätte saite? No olukord oli trööstitu. Absoluutselt kõik oli kasutamiskõlbmatu peale vana mõisahoone. Ära reostatud lõplikult. Nii et meil võttis aega 3-4 kuud enne, kui me saime mustuse seest välja igalt poolt. No ja nüüd, nagu te näete, toimub ehitustöö, mitmekülgne. Ehitatakse meile uut väravat koos väikese kauplusega ja remonditakse kasarmud. Järgmiselt valmistatakse uus söökla meile ette ja minnakse õppekorpuse peale üle. Mis sellesse kauplusse tuleb, tähendab? See on sõdurite jaoks, kui tehakse kauplus? See on kõigile. Siin võivad ka kohalikud elanikud käia ostmas. Tulevikus, kui ta valmis saab. Kuidas teil kasarmutes soojaga lood on praegu? No praegult on kõik kõige paremas korras. Kasarmud on soojad? Jaa, meil on Soome firma poolt konteiner katlamaja, mis on väga hea tootlikkusega. Ja kütab praegult õppekorpust, staapi, medpunkti, isegi poolilolu kasarmu on soojestatud. Nii et need emad, kelle pojad siin teenivad ja kelle pered Lasnamäel külmas istuvad, nemad oma poegade pärast vähemalt muretsema ei pea? Ei, nad võivad kadestada meid 30 kraadist temperatuuri, kui me paneme katlema korralikult tööle. On 30 kraadi kasarmutes soe? Võib ajada, jah. Aga me muidugi kokku ja mõttes me ei aja seda sisse. Miks need katlad siin õues teil praegu veel on? No kuna meil ei ole sisekööki, siis meil tuleb toit valmistada tahes-tahtmata välitingimustes. Sest kuna uus söökla on alles meil ehitamisel. Millal uus söökla valmistel peaks saama? Lubati uue aasta alguses. Kas see mõjutab toidu kvaliteeti ka, et seda toitu nüüd praegu siin väljas tehakse? Ei usu. Tervist mehed, head isu. Eesti ajakirjandus on palju juttu olnud sellest, et sõdureid toidetakse meil halvasti. Mis teie sellest jutust arvate? Ei oska öelda nii väga, et halvasti oleks toidetud. Toidud on, lõunasöögid on küllalt normaalsed seas. Head ja hommik ja õhtusöök on pudrud on maitsed, nagu ütleme, vesised ja sellised. Kõhu saab täis vähemalt. Lõunaks meil oli täna kartulinuudlisupp, siis esmakordselt oli värske kala, sellepärast et värsked kalad peame ostma sularaha eest. Aga noh, enamus kui meil käib ka see kaubavahetus käib meil ikka ülekant. Ja siis meil õnnestus sularaha natuke saada ja ostus värsket räime, see oli nagu esmaspäeva värsket räime. Ja siis käib sinna mõni salat juurde, kas teeme mõne toorsalati, et poistele vitamiini. Ja siis täna pakkusime purgisalatit, kuna räime tegemine kõik see töö mahuks, et siis purgisalatit saab nagu kiiremini. Iga päev toome taluniku juurest piima poistele. Need saavad kuskil tastitäis piima kindlasti lõunaks. Lõunas püüame ka pakkuda magustoitu, nii palju kui meil õnnestub teha juba. Küll magust kohupiima seal mingi kompotiga, või lihtsalt üks päev siin pakkusime. Sama ploomikompotti poistele küüa. Ma nägin, et täna olid ka pirnid laua peal isegi. Jaa, pirne meile toodi siia sisse ja poisid juba on isegi natuke tüdinud pirnidest. No mina sain ka täna maista seda sõduritoitu ja mulle see väga meeldis. See toit oli tõesti väga, väga hea. Kas sedasi on mehi toidetud siin kogu aeg? Üldiselt püüame, sest igas tingimuses saab ju korralikult süüa teha. Selles oleneb mitte tingimused, ei loo meile selle söögi kvaliteedi, vaid enamust ikka kokk ise, kes selle söögi teeb. Ainuke probleem on meil, et siin meil on vene proua siin üks. Et nagu see söögi tegemisest, nendel on see natuke teine vaade sellest toidu tegemise peale ja
noh, meil on natuke teine. Sellepärast meie rahvas ei ole harjunud sööma nii palju toiduõli ja tomatipastat ja siis tekivad sellised mõnikord väiksed konfliktid ainult selle teemal. Rahvusköökid, ütleme niimoodi. Just rahvusköökid, ja just, aga muul tasemel nagu konflikte ei ole tekkinud. Et meie söögijutt Eesti sõjaväest ainult ühe väeosa näitevaral liiga kitsaks ei jääks, vaatame, mida arvavad sellest mehed Piirivalveameti õpetuskeskuses Remnikul. Tervist mehed, head isu. Eesti ajakirjanduses on palju juttu olnud sellest, et sõdureid toidatakse halvasti. Mida teie sellest jutust arvate? See on ausalt öeldes jama. Vale puha, jah. Minu arust laua pealt on väga hästi näha, kuidas meid toidatakse. See on ideaalne. Ütelge nihukest asja, et kas toidatakse selle pärast täna hästi mehi, et teatakse, et Eesti Televisioon tuli filmima või on selline asi iga päev? See on iga päev. Iga päev täpselt samamoodi. No, te ise näete, kuidas meid toidatakse hästi valvasti. Kõhu saab täis. Aga kvaliteedi poolest ei ole tal midagi nurisemist? Ei, eriti ei ole. Kuidas teie olete rahul toitlustamisega siin Remnikul? Toitlustamise kohta ma ütleksin nii, et üle ootuste hea. Isegi väga hea võiks öelda. Sest ma võrdlen teda nüüd nii nagu Nõukogude armees. Ma tean, mis seal on praegugi silmi ees. Ja esimesed päevad oli täitsa selline tunne, et vast tehaksegi meile natukene nii, kuidas öelda. Pakasuhhat? Jah, pakasuhhat. Aga kui te olete olnud ka piiril, kuidas seal toitlustamine on? Ka hea. Me saime Kilingi-Nõmme sööklast, täpselt nii nagu Kilingi-Nõmme rahvas sööklast, me tellisime endal toidud. Ja toitlustamine on väga hea, ma ütleksin üldse piiril. Sellist asja Nõukogude sõjaväes, et laual oleks olnud vorsti, mina oma 2 aastase teenistuse jooksul näinud, aga teie? Ei näinud ka. Nüüd võrdlete teenistust Eesti sõjaväes ja Eesti piirikaitses, piirivalves ja Vene sõjaväes. Kas tunnete seda vahet ka? No vahe on tunduv muidugi, aga tol ajal ma olin noorem 20 aastat. Aga jah, ikka selge see, et käsklused ja ülemused ja kõik on eestlased. Nõukogude sõjaväes jäi ju muidugi palju võib-olla saamata. Keelebarjäär oli. Toidujuttu lõpetuseks võiks lisada ehk veel ainult seda, et Eesti sõjaväes söövad lihtsõdurid ja ohvitserid ühte ja sama toitu, ühes ja samas sööklas. Kastivahesid, nagu Nõukogude armees oli, meie vägedes ei tunta. Kuid varustusmured on olemas. Remniku ühes laos oli sügisel selle tõestuseks terve mägi kasutamiskõlbmatuid saapaid. Piirivalveamet maksis iga sellise paari eest tootjale 120 krooni. Kui palju on sõdureid oli vaja, et seda hulka saapaid läbi kanda? No, ma arvan, et kuskil 250 meest umbes oli vaja, et need läbi kanda, aga paare on siin umbes 700 paari. Palju siis läheb ühe sõduri peale 6 saapaid? No, meil on nii, et kursuse peale, ütleme kursus keskmiselt 2 kuud, 3 paari. Või kus kohast need saapad pärit on? Milline tehas neid teeb? Need saapad on pärit Tartu naha- ja Kelatsi kombinaadist. Nende kvaliteet on niisugune, nagu te ise näete siin. Ma ütlen ilma naljata, et 3 päevast kuni 3 nädalani, siis on need saapad läbi. Tallad lähevad lahti, tallad kuluvad, konsad lähevad lahti. Noh, võtame siit unikust kuskilt. Noh, kas või siit saab. Kõige parem, siin näide veel. No vaadake. Minul oleks küll tohutult häbi, kui mina oleks selle ettevõtte juhataja või peainsener või ka tööline, kes teeb särast praaki
minu oma saapad, mis mul jalas on ka praegust veel, nendega oli nii, et 10 päeva ma käisin, no mina olen ülemus, vanem ülemus, minul ei ole vaja jooksta mööda vett, mööda soid, kivisid, kändusid ja loomulikult minul saapad kestavad rohkem. Kui ma olin 10 päeva käinud, siis ma läksin siit vahepealt ära puhkusele, panin saapad kohvrisse, tulin 4 päeva tagasi, 4 päeva pärast ja saapas, vasak jalg oli, tallad lahti. Me oleme praegu Narva piirivalve kordonis. Härra Teslenko, te olete siinse kordoni ülem. Millised probleemid on teil siin varustuse alal? Äkki selline? No varustus on meil üldse üks suur probleem. See algab meeste riietest ja lõpetades tehnilise küljega. Mis puutub riietusse, siis väga teeb muret see, et meestel ei ole praegu vajalikul määral pesu, aluspesu, lühikest just suvel oli. Oli hea, et me saime ühe komplektiga, üks komplekt ei aja asja ära, kuna peab ka seda pesema, peab olema varus puhas. 3 komplekt oleks vaja. Üks on pesus, üks on meeste seljas ja siis saunapäeval saab teise komplekti selga. Sokkedega on probleem ja nüüd ma ei oska öelda, kas me saame talveks nüüd ajakohase talvevarustuse või me jääme edasi nendesse sinistesse kodukaitse riietusse, mis tegelikult ei ole ette nähtud sõjaväe teenistuseks. Kuna nähtud intervjuud tegime juba septembrikuus, vahepeal on aga varasügisest talv saanud, siis tahtsime Piirivalveameti varustusohvitseride käest teada, mis vahepeal muutunud on. Milline on siis see munder, millesse Eesti piirivalvurid aastal 1992 talvel riietatakse? Konkreetselt on siin tegemist nüüd talvise välivormiga, mis on meil juba valmis kujul. Seda juba jagatakse välja, osades allüksustes mehed kannavad seda juba. On valmistatud kohalike valmistajate poolt. Kangas on Kreenholmi manufaktuurist ja õmmeldud on siis Valko õmblusvabrikus Valgas. Nii. Talvine välivorm koosneb siis soojast jopest, soojadest pükstest ja siis soojast talvisest mütsist. Nii jope koosneb ju mitmest osast? Jope koosneb meil mitmest osast, siin on olemas äravõetav vooderdall, et jopet saaks kanda ka suvemal ajal, kevadel, sügisel, kui ei ole nii paksu vativoodrit vaja. Tegelikult meil Eestimaal üldse sellist karmi talve on nüüd vähem ja selle saab ära võtta. Siin sees on niisugune natukene tuletab meelde Vene vatijopet, aga tegelikult see ei ole ju mitte vatijope, vaid ta on vooder, eks ole. Käsi otsas on soonik sees, mis hoiab käe sooja. Meil oli Remniku õppekeskuses oli juttu härra Johannes Saarega sellest, et on viletsad saapad. Need viletsad saapad olid tehtud Tartu naha- ja jalatsivabrik, kus tallad olid lahti. Milline olukord on nüüd jalavarjudega piirivalves ja kas olukord on kas mingilgi määral paranenud? Tartu saabaste ajajärk on nüüd läbi õnneks ja neid 2 nädala saapaid me enam ei osta ja ei tarvita. Ja kellel veel on jalas, siis need on lihtsalt selleks jalas, et nad ära kanda ja maha ära visata. Ja nüüd meil on siis olemas 2 varianti. Ühed on siis meil Inglismaalt abikorras saadud tanksaapad lühema säärega. Nende saabaste suurim viga on selles, et neid on ainult väga suur ja väga väikseid numbreid. Aga siis tavaline variant on nüüd pikad Leedu nöörsaapad. Ja ma vaatan, et kõikidel meestel on peaaegu kampsunid seljas, hallid kampsunid. Need on kaks Eesti nii-öelda kroonu poolt antud. Piirivalves